Kui meie seda elektriturgu praegu vaadata, kui suurel määral ta on sellise salvestamisega kaetud, kui nii saab üldse küsida? Mina näen iga päev tööl vaeva selleks, et kõik inimesed ei peaks endale koju akusid ehitama hakkama. Ja see ei ole üldse hirm, kui tuleb parem lahendus, siis sa oled seal. Siis tuleb seda teha, ega ei ole mõtet auruvedurit peale pressida sinna, kus on juba kiirrongid olemas ja sõidavad elektrina. Tere kõik jälle kuulama ja ka siis loodetavasti mõned vaatama Energiakooli 4. osa. Ja ma ütleks, et nüüd üks tsükkel sai nende 3 esimese osaga sai läbi, sest et seal me läksime iga osaga nagu suuremaks ja proovisime kogu seda energiamajandust defineerida või vaadelda tehnoloogilise koha pealt, poliitiliselt, energiajulgeoleku seisukohast ja nendest 3 osast üks kõige huvitavam märksõna, mis minu jaoks, inimese jaoks, kes ei tunne seda valdkonda, oli kõige olulisem või jäi meelde või tundus mulle, et defineerib kõige rohkem seda tulevikku, oli salvestamine. Millest ma eriti ei tea mitte midagi, see ei ole üllatus, ma ei tea paljudest muudest asjadest ka mitte midagi energiavaldkonnas ja ka sellest väljaspool. Aga nüüd ongi, et me saame minna konkreetselt ühte teemasse rohkem sisse. Et see on nagu esimest korda, et mulle tundub, et saime selle suure mulli defineeritud loodetavasti ja saame minna konkreetseks ja ma loodan, et nüüd ka tarbija jaoks, kui inimene ootab seda, loeb seal oma sente, siis ka konkreetsemaks kui oma nõuannetes, võib-olla kui eelmistes osades. Et jah, suurt ülesannet oleme palunud siia täitma Mario, kes on Energiasalve arendusjuht. Vastab tõele, et tere. Nii et väga õige inimene. Võib-olla hakkame siis ikkagi pihta kergest defineerimisest, et mis asi on üldse see energia salvestamine või salvestised? Jah, energia salvestamine on nagu salvestamine iga teine, et paned midagi mustadeks päevadeks kõrvale ja kasutad siis, kui mustad päevad on. Et nii nagu meie suvel siin praegu, et kui olid need mõned ilusad ilmad, siis salvestasime seda kogu aastaks. No põhimõtteliselt, kui maasikaid paned suvel purki, siis 100 aasta läbi tarbida. Ega see energia salvestamine teistmoodi ei ole. Nüüd, kui me elektrist räägime, siis elektriga on siuke pull lugu, et elektrit elektri kujul salvestada üldse ei saagi. See tuleb viia mingisuguse teise vormi, on see siis soojus, ma ei tea, kõrguste vahe või elektrokeemiline mingisugune protsess, kus on pärast lihtne jälle elektrit uuesti toota sellest nagu uuest vormist. Nii et energia salvestamine on siis mustadeks päevadeks kõrvale panemine ja sa oled väga teraselt ära tabanud selle, et salvestus on üks tuleviku märksõna, sellepärast et energiasüsteem ju tahame viia võimalikult puhtaks, aga kui nüüd vaadata neid tehnoloogiaid, mis puhast energiat toodavad, on need siis päike, tuul või minu poolest, kui debateeritav see ka ei ole, siis tuum on ju, siis tegelikult nad kõik on suuremal või vähemal määral juhitamatud ja salvestuse roll siis energiasüsteemis ongi nendele juhitamatutele allikatele lisada juurde see juhitavuse element. Sest vastasel korral jääb selline olukord, et meil endiselt on elektrit mingisugusel hetkel liiga palju ja järgmisel hetkel jälle liiga vähe ja me peame endiselt mingisugust fossiilset elementi sinna põletama, mis siis meie maailmale võib-olla tervendavalt ei mõju ja teisest küljest vist ei ole loogiline ka mõelda seda, et mis on maailma kuhugi põue miljonite aastatega ladestunud, et seda me siin 100 aastatega põletame, et on ta siis 100 või 10 või kuidas keegi siis defineerib ja mõõdab. Nii et oluline asi igal juhul, millest rääkida. Et sinu enda siis moosipurgi kujundit kasutades see juhitamatute allikate juhitavaks muutmine tähendab siis põhimõtteliselt seda, et korjad siis, kui on palju maasikat, kohaliku hind on mõistlik, paned purki ja siis talvel, kui maasikas on tohutus defitsiidis, kuskilt ei ole saada, aga tahad ikka, siis võtad sealt purgist, mitte ei maksa kallist hinda. Väga tabavalt sõnastatud, sulle väga hästi tabad asju ära. Tõsi, maasikate näide on võib-olla selles mõttes Eesti kontekstis nagu natukene ülepaisuda, sest maasikaid tuleb meil praktiliselt 1 kuu vältel, aga kui me räägime ma ei tea, tuulest päikesest, millest me hakkame elektrit siin jahvatama, siis selle sagedus on nagu märksa niuke
kuidas ma ütlen, kaootilisem. Päikse puhul on ta näha, on ju, päeval on, öösel ei ole. Tuule puhul on see asi pisut keerulisem, et vahepeal on 3 päeva, siis jälle 2 päeva ei ole. Ja vahest võib ka tekkida nädalaid, kus tuul küll on, aga mitte võib-olla nii kõrge kui meie tarbimine, eks midagi tuleb endiselt juurde käima panna, nii et Moosi näide peab paika, lihtsalt peab silmas pidama, et seda nopet tuleb teha vähe sagedamini kui kord aastas. Õnneks. Ja õnneks. Just täpselt nii. Ja kui nüüd tehnoloogiliselt rääkida, mis on need salvestamise viisid või võimalused üldse? No mida aeg edasi, seda puhtamaks me lähme, seda rohkem sinna tähelepanu pööratakse. Igasugused erinevate viisidega tullakse välja, kes sulatab soola üles, kes proovib kraanadega betoonblokke tõsta ja kes vaguneid, aga kui me nagu räägime nendest tehnoloogiatest, mis nagu päriselt nagu kasutuses on või mida me reaalselt saame nagu ka praktiseerida, siis niisugune vaim või niisugune massiliselt kasutatav on vesisalvesti. Eestis meil selliseid veel ei ole, aga loodetavasti kohe varsti on. Ja siis teine on, mida me oma telefonis või autos või kuskil näeme, on akud, on ju, lihtsalt vähe suuremad. Et need on nagu 2 põhilist. Räägitakse palju ka vesinikust, aga võib-olla vähem tõsimeeli sellest, et me toodame elektrist vesinikku ja siis vesinikust jälle elektrit tagasi, sest selle protsessi vältel läheb lihtsalt liiga palju kaduma ja see ei ole majanduslikult enam mõistlik. Nii et ma jätaksin 2. aga kui meie seda elektriturgu praegu vaadata, kui suurel määral ta on sellise salvestamisega kaetud, kui nii saab üldse küsida või nii saab vaadelda, et millises mahus me sellele taastuvenergiale suudame seda pakkuda või palju teda puudu on, ma ei tea, kuidas sellele küsimusele saab läheneda? No eks sellel saab läheneda väga erinevate pidi. Ma ütleks niimoodi, et salvestust ei ole süsteemis kunagi liiga palju. Just, sellest ma saan aru. Süsteemi vaates, aga ta võib minna, kui teda ükskõik mis asjaga, kui lähed liiale, võib minna liiga kulukaks või ei ole mõistlik. Et minu hinnangul võiks olla meil vähemalt üks sihukene suur salvesti juba praegu olemas. Aga me peame energeetikas vaatama seda asja mitte nii nagu täna on, sest et kui ma täna teen energeetikas investeerimise otsuse, siis see asi hakkab vilja kandma alles mingite aastate pärast. Nii et me peame tegelikult olema siin selles osas targad, et nägema, milline see tulevik siis olema hakkab ja seal on just see element, mis on muutuv, mida me ei tea, et täna me oleme lainel, et me teeme 100% taastuvenergiat, võib-olla peale pakkumisi, kui taastuvenergia pakkumised oksjonile tulevad, oleme mingisugusel teisel lainel ja nii edasi. Ehk siis niisugune nagu stabiilsus või nähtavus peab olema ja kui me räägime nüüd aastast 2030, kui meil on siis põhimõtteliselt 100% tarbimisest kaetud taastuvate allikatega aastapõhiselt, siis ma ei tea, kas teravatt ütleb sulle midagi. Sa võid proovida. Ütleme, et rusikareegel on Oxfordi ülikooli poolt välja arvutatud niimoodi, et kui sul on laias laastus 0,2% tarbimisest on salvestusmaht süsteemis, siis seda loetakse optimaalseks. Meie puhul see tähendaks siis kuskil sihukene 15-20 gigavatt-tundi salvestust. Olgu. Jah. Aga praegu meil siis ühtegi sellist suurt salvestus, ma ei tea, kuidas seda nimetada, vormi, keskust ei ole põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt ei ole. Ja esimene nagu lootus ongi selle aasta 2030 läheduses. Sest et kui me räägime sellest vesisalvestamisest, eks ju, täpsustame selle ka ära, võib-olla kes on rohkem praegu paadis või mõni indiaanlane on juba paadist välja kukkunud kuulamast, ehk et me ei räägi ju, et inimesed ise hakkaksid vesisalvestust endale looma, me räägime ikkagi suurest nagu infrastruktuurist. Ja vastab tõele, et vesisalvestit igasse autosse ei pane ja igasse koju ei ole mõtet ehitada, et vesisalvestit on mõistlik ehitada üks ja suur, sellepärast et lihtsalt selle põhikulu või nii-öelda fikskulu on nii kõrge, et seda on mõistlik ehitada üks suur ja siis ta tuleb oluliselt soodsam kui akud või mis tahes muu täna teada olev tehnoloogia. Ja ma ei tea, kui ma avan natuke, mis asi see vesisalvesti üleüldse on, et vesisalvesti nagu ma ütlesin, siis salvestamine ei ole mitte elektripurki panemine, vaid viiakse see elekter mingisuguse teisele kujule, millest siis on hiljem võimalik lihtne jälle elektrit toota. Ja vesisalvesti töötab väga lihtsal põhimõttel. Siis, kui elektrit on palju, pumbatakse vesi kuhugi kõrgele ülesse. Ja kui elektrit jälle on vähe,
lastakse vesi ülevalt alla voolata, alla voolav vesi paneb mingisuguse masina tööle, selle masinaga saab elektronid liikuma panna ja meil ongi elekter. Nii et see on vesisalvesti töö põhimõte. Nüüd reeglina ehitatakse need vesisalvestid niimoodi, et valitakse mingi kõrge mägi, kus on järv ja siis org, kus on teine järv ja kõigutatakse seda vett siis nende vahel nüüd. Kes on Eestis ringi vaadanud, see võib-olla on tähele pannud, et niisugust mäge nagu väga ei leia ja salvestusvajadus meil endiselt on ja eriti arvestades meie taastuvenergia ambitsiooni, siis tahaks ka seda kõige soodsamat lahendust kuidagi rakendada. Ja siis insenerid on leidnud niisuguse nupuka mõtte, et selle asemel, et otsida mäge, me kaevame hoopis maa alla väga sügavale, 700 meetrit sügavale. See on 2 teletorni üksteise otsa. Niisuguse augu, mille siis me kaevame basseinid, mida suurem bassein on, seda rohkem me suudame sinna siis vett lasta ja seda suurem on siis see salvestusmaht. Ja ülemise reservaarina või siis paagina, ütleme, me kasutame Läänemerd ja seal on vesi piiramatu, nii et see annab veel omakorda teatud eelised sellele salvestustüübile, nii et tegelikult hästi lihtne tööpõhimõte. Pumpata vett üles alla. Pumpad vett üles siis, kui elektrit on üle ja lased alla siis, kui on puudu ja nii lihtne ongi. Aga seda võimekust meil praegu ei ole, aga töö selle nimel käib. Tõsiselt, jah. Aga see on nii-öelda initsiatiiv suuresti. Üldiselt ega energeetikas on ju kõik investeeringud laias laastus on ega riigile kuulub, võib-olla riigi firmale kuulub midagi, aga mis nagu riigi roll on, siin on nagu paika panna, et kas me tahame salvestust või me ei taha salvestust, et kas me tahame stabiilsemalt soodsat elektrit ka siis, kui tuul ei puhu või ei taha, et kui riik on selle ära otsustanud, on ju, et näiteks me tahame olla nagu optimaalse mingisuguse energiamiksiga, missugused kõik meil need elemendid või pusletükid või numbrid seal sudokus, kuidas iganes keegi ütleb, et kui nad on selle ära otsustanud, siis ettevõtjate roll on lihtsalt leida kõige parem lahendus selle vajaduse katmiseks ja nii lihtne ongi. Sest et erainitsiatiiv see projekt on, aga kindlasti seal on vaja poliitilist otsust, et sellist asja on vaja. Ilma selleta neid asjad paratamatult ei liiks. Selle kolme osaga, mis on olnud enne seda meie juttu siin salvestamisest ja salvestusmeetoditest, siis üks teine refrään, mis on läbi käinud, on see, et palun poliitilist otsust, ei ole poliitilist otsust, palun poliitilist otsust, eks ju, mida ei ole. Ehk et ma võib-olla küsin konkreetsemalt, et praegu käib otsustamine või debatt tuumajaama ümber. Otsus ühte või teistpidi, mis puudutab tuumaenergia arendamist. Kas see mõjutab kuidagi seda energiasalve plaani, vajadust, suurust või tegelikult ei mõjuta? Ütleme, kui me räägime tehnilise külje pealt või süsteemi vaatest, siis tuumajaamade kõrvale üleüldse vesisalvestid esimesed ehitatigi. Näiteks kõige lähem on meil Leedus, kus oli kunagi ka tuumajaam ja seal on ka vesisalvesti. Et selles mõttes vajadus kindlasti sellest ei muutu, et kindlasti on teda endiselt vaja. Nüüd on küsimus selles, et kas poliitiline võhm jätkub teha mitu suurt otsust ja selles ma ei ole kindel, ehk siis, et me ju ühe otsuse juba tegime, et miks nüüd sellest nüüd nagu piisab juba. Et nüüd äkki siis piisab või vaatame siis veel 5 aastat selle pealt, et ma arvan, et see võib olla see aspekt, aga tehnilises vaates tuleks see otsus igal juhul kõik kombona teha. Ja teine küsimus, ma ei tea, see võib olla nüüd loll küsimus, aga seda parem, siis ma demonstreeringi seda, miks ma siin olen, et ikkagi selle vesi salvestusmahu juures, kuigi ta on juhitamatu, on ju ikkagi oluline see taastuvenergia. On see siis, eks ju, päike või tuul. Ehk et kas seda päikest või tuult, isegi kui teda ei ole konstantselt, kas teda on piisavalt? Et saavutada see maht, mida meil teistpidi on vaja, isegi kui ta ei ole püsiv või see puudutab lihtsalt seda, et see maht ei peagi olema nii suur lihtsalt, kui salvestusmaht on piisavalt suur, sest et sa salvestad erinevatel hetkedel. Kui nagu niimoodi lihtsalt mõelda, et kui me toodame aastas sama palju tuule- ja päikese elektrit, kui me tarbime ja me suudaksime selle kõik ilma kadudeta ära salvestada, siis piisaks. Nüüd on küsimus selles, et kui meil 3 nädalat tuul järjest ei puhu, kas meil on nii suure mahuga salvesti, et seda suvel oleks nagu kokku korjanud.
siis noh, see vastus ei saa olla niisugune must ja valge ja ühene, et kindlasti on meil süsteemis lisaks tuulele ja päikesele ja salvestitele vaja ka mingisugune hulk kindlat võimsust, aga nüüd noh, mis see nagu erisus on nagu maailmavaateline, on see, et minu hinnangul tuleks seda kindla võimsuse vajadust võimalikult madalaks viia, sest see saab olema kulukas, esiteks need jaamad käivitatakse, võib-olla ongi ainult nendel 3 nädalal aastas, mida me praegu kirjeldasime, aga keegi peab neid üleval pidama, kinni maksma, et need valmis ehitati ja kui mida vähem neid on, seda vähem see kulukas süsteem inimestele saab, nii et tõenäoliselt ainult päike, tuul ja salvestus kogu vajadust ei ole mõistlik lihtsalt sellega katta, mõistlik on teatud maalt ikkagi ehitada ka mingisugune kiirelt reageeriv jaam, mis suudab siis ka pakkuda seda stabiilset võimsust, aga selle jaama vajadust on oluliselt võimalik läbi salvestuse vähendada, sõnastame nii, ja see teeb siis inimesele elu kergemaks ja elektri odavamaks. See on nüüd nagu see suur ja nagu teenuse pakkuja pool. Ehk et see oli minu meelest väga hea, mis sa ütlesid, et põhimõtteliselt ka kõik see taastuv energia, mida me toodame, et nii-öelda see maasikamoos kuskilt üle ei loksuks, eks ju. Aga ta võib üle loksuda ka seal kliendi poole peal mingis mõttes. Et praegu ei ole seda, aga mis on need kliendi või kodumajapidamise salvestamisvõimalused? No kodumajapidamistele jääb salvestamisvõimsuseks ilmselt ainult praegusest paketist aku, sellepärast et noh, vesisalvestid sa ise ka tabavalt ütlesid, ei ole mõtet igal ühel koju ehitada. Noh, teisest küljest näiteks ma ütlen, et eriala inimesena mina näen iga päev tööl vaeva selleks, et kõik inimesed ei peaks endale koju akusid ehitama hakkama, et neil oleks võimalik tarbida stabiilselt soodsa hinnaga puhast elektrit ka võrgust. Ja noh, see on see, mille nimel mina pingutan, aga need, kes tõesti tahavad ja proovivad, siis nendel on tänastest variantidest põhimõtteliselt aku ja kes tahab, võib ka proovida piloteerida mingisugust uut lahendust, näiteks tõsta kraanaga betoonblokke või vanu tellisid, mis saia nurgas seisavad ja siis lasta jälle alla, kui elektrit ei ole. Aga põhimõtteliselt see vaade, et me jõuaks sellisesse punkti, et sa kodumajapidamises umbes ei vaja salvestamisvajadust, sest et see on selles mõttes kaetud. See, nagu sa ütlesid, mille poole või mille nimel sa töötad, on realistlik? No kui ma ei arvaks, et see on realistlik, siis ma ilmselt ei istuks siin või siis istuks siin ja räägiksin hoopis mingil muul teemal. Nii et minul usku veel on. See on äge. Aga võib-olla selle kodumajapidamisega nagu jätkates, et vahepeal on olnud ka mingis mõttes buum, eks ju, inimestel ise olla ettevõtlikud ja luua neid taastuvenergia väikseid pargikesi, küll päiksepaneele ja siit on läbi käinud selline nagu lause või slogan, et nii-öelda võrku tagasimüümise aeg on nagu läbi. Et kellelgi ei ole mõtet seda võimsust luua mõttega, et hakkab kuidagi teenima seal, et võrku tagasi müüa, et see on mõtet panna siis just nimelt läbi selle salvestamise, et sa suudad sellest ise nagu kasu saada ja selle kõik ära tarbida. Kas see väide peab paika või milline oleks sinu vaade selle suhtes? Tundub, et trendid on seda pidi küll, et kui päike paistab, on hind lihtsalt nii odav, et sul ei ole mõtet seda võrku müüa. Ja nüüd on küsimus lihtsalt selles, et kas sellel hetkel, kui päike ei paista, on hind nii kallis, et sul tasub see aku soetada ja kas on pikaajaliselt nii kallis, et sul see aku, sa ei tea aku investeeringut 9 aastaks, akud kestavad 10 aastat, laias laastus. Et kas see siis nagu ka ära tasub ja kas Excel välja annab nii-öelda. Aga kui sul juba paneel on maja peal olemas, siis tõenäoliselt võrku müümise võimalus aina väheneb seoses lisanduvate paneelidega ja ka tuulikutega, nii et mõttekoht. Aga sina eksperdina, kui keegi praegu mõtleb, võib-olla kuulab seda või on varem mõelnud, et kas peaks endale nii-öelda hankima sellise salvestusvõimaluse, võimsuse? No võib-olla kõige parem on öelda, et ärge käige mu sõnade, vaid mu tegude järgi ja minul ei ole näiteks akusi pandud ja
sellepärast, et ma siiralt usun, et me saame selle projektiga valmis ja see tuleb oluliselt kulutõhusam lõpuks. Aga kui keegi tahab, siis ma loomulikult neid keelama ei hakka, et Excel ja nagu ma ütlesin, et kõik ju sõltub lõppkokkuvõttes ka, kas on su maailmavaade või kui sa tahad sellest nagu kuidagi mingisugust finantsprojekti enda jaoks mingit raha teenima panna, siis millised sa usud, et saavad olema need hinnad nendel tundidel, kui sinu päikesepaneel ei tooda ja kas siis tasub selle jaoks aku soetada, et see on nii lihtne võrrand ja suur niisugune sisendparameeter selles võrrandis on, kui suur sa usud, et see hind on selle müügi hetkel on, või selle hetkel, kui sa ostaksid muidu mujalt. Ehk et selles mõttes, et kui me räägime, et tuleb üks hetk see suur vesisalvesti tuleb turule, muudab elektri hinna mõistlikumaks, siis see projekt, mis praegu on sul nii-öelda mõttekas, võib sellel hetkel kaotada selle mõtte. Täpselt, nagu on päikesepaneelidega, alguses oli päikesepaneelid mõttekad, aga kui kõik need panid, hakkasid võrku müüa, läks nendel tundidel hind alla ja täpselt sama lugu on salvestitega ja kõige muuga ka, et tarbimine on ikkagi teatud suuruses ja kui see on kaetud, siis ja on endiselt pakkumist, siis jääb elektri hind alla. Aga kui võttagi selle üksikisiku tasandi, et me olemegi läbi nende 3 osa siin nagu mõelnud või mõlgutanud natuke seda, et olgu need poliitilised otsused või et kui siin on need lahendused, et kuidas liikuda nende lahendusteni nagu kiiremini. Ehk et kui ma olen nüüd see üksikisik, tarbija, kuulaja, kuulan seda ja mõtlen, et aga jumal õige, et ma väga tahan seda, et tuleks see salvesti ja ma usun sellesse ja see jutt on mõistlik ja ma ei hakka vahepeal midagi ise kokku klopsima ja ma ei hakka ka neid, nagu sa tavaliselt ütled, neid blokke üles tõstma ja alla laskma, et ootan, et usaldan, aga et mis ma siis saan, kuidas ma saan tarbijana mõjutada seda, et me liiguksime selles suunas või kiiremini või saan ma üldse? Lõpuks, mis meil täna on puudu? Meil on puudu poliitiline tahe või õigemini mitte tahet võib-olla on, aga selgus, et kas tuleb või ei tule ja teisest küljest on puudu, tegelikult me oleme lõpusirgel ehitushankega. Ütleme, ehitushankesse tõenäoliselt panustada ei saa. Just, väga hea, lähme konkreetseks, ei ole vaja. Ja nüüd vaatame seda teist osa, on see poliitiline otsus, kuidas me seda mõjutada saame. See on kaudselt saada, räägid sõbrale saunas, kui mõistlik asi see on ja võib-olla lõpuks jõuab ka otsustajate kõrvu see, et inimesed seda tahavad. Mingis mõttes siis nagu see, mida loodetavasti me siin teeme, et mida suurem on teadlikkus, siis sa oskad seda nõuda. Et sa oskad nõuda inimeselt, kelle sa oled valinud kuskile esindusorganisse, et mis on sinu valik, mis on sinu eelistus energiaturul. Täpselt. Tulevikus, jah, see on väga hea juba. Oskad küsida ja oskad veel täpsustavalt juurde küsida ja et sul on endal selge eelistus, mida sa tahaks. Täpselt nii. Ja kui ta seda ei jaga, siis leiad teise kandidaadi, kes jaga. Siis annad hääle õigesse kohta. Just, ja. Aga mitte, et nüüd minna selle eufooriaga liiga kaugele, et meil on nagu lahendus on lihtsalt nurga taga või nii nagu Marti Hääl ütles, et ta on nurga taga küll, aga et me ei tea, kui kaugel on see nurk, et kui pikk on see maja. Ehk et kas see, et kui nüüd proovida nagu leida, et mis siin see kriitika või mis siin see nagu ohukoht või miinus võib olla selle energiasalve või vesisalvestamise juures? Ma olen toonud sellise võrdluse, et tal on nagu 2 suurt miinust. Üks suur miinus on see, et teda saab ehitada ainult suure tükina korraga, et et ei saa ehitada 1 megavatist energiasalve, see lihtsalt ei ole mõistlik. Ja teine asi on see, et kui see otsus on tehtud, siis selle ehitamiseks läheb kaua aega. Ehk siis põhimõtteliselt, kui me võrdleme akudega, siis inimpsühholoogial on see, et kas sa saad mingisuguse asja kohe kätte, mis sul kestab 10 aastat, maksab võib-olla natukene rohkem, aga kestab 10 aastat või siis maksab mingisugune asi vähem, aga sa saad ta 5 aasta pärast kätte ja sealt kestab eluaeg. Ja see psühholoogiline moment on see, millest me peame saaks kohe, aga teisest küljest pikas perspektiivis see jälle mõistlik. Nii et 2 tugevat võib-olla niukest kivi, millest tuleb üle saada, üks on ehitusperiood ja teine on see, et suure tükina tuleb valmis ehitada. Ehk et nagu see hirm või see ohukoht võib olla, et mida kaugemale läheb see otsus, seda kaugemale
Lähevad stabiilsed elektrihinnad. Vaat seda otse ka ja see tuleb et seda kaugemale lähevad need hinnad. Mõistlikud hinnad, roheline tulevik, kõik see. Investeering, mis on tehtud sinu eest, eks ju. Aga ma keeran siis selle teistpidi, ma mõtlen, et need inimesed, kes kuulavad praegu, kes on endale kalli rahast ise selle salvestamisvõimekuse nagu loonud, kas nemad peavad siis mõtlema nii, et ma loodan, et selle vesisalvestiga läheb ikka võimalikult kaua aega. No või siis nii kaua, kuni nende akud on ära kulunud, sest selle aja peale on juba pool eluiga läinud, on ju. Ja noh, ma loodan, et noh, nii tugev see konkurents ei ole, sest nagu ma alustasin, et ega salvestust ei ole turul kunagi liiga palju ja kodusalvestitega, noh, mida sa saad tegelikult teha, on ju see, et sa saad, kui sul päikesepaneel on, sa saad ise seda toota ja ise salvestada, mis tähendab seda, et võrgu element läheb vahelt ära. Täna on, kui sa vaatad elektriarvet, ma ei tea, kui tihti sa seda vaatad, aga elektriarve peal on mitu rida ja see elektrikomponent ei pruugi üldse olla kõige väiksem. Jah, et ja selle võrguelemendi sa saad ikkagi sealt vahelt ära, nii et seal noh, mingisugune efekt sulle endiselt jääb. Aga kas midagi siis või noh, tegelikult ma arvan, et me käisime selle küsimuse üle, ma mõtlen, et kas midagi otsustes, kui tehakse diametraalselt mingisuguseid teistsuguseid otsuseid, võib pärssida seda investeeringut põhimõtteliselt. Luuakse mingi võimsus läbi tuuma või öeldakse, et paneme põlevkivi ka nii, kui vaatab teiselt poolt põhi vastu. Ainuke otsus või ainuke asi, mis seda nagu tõsiselt takistab, on otsustamatus, sest ma arvan, et kõik reaalsed otsused, mis nagu täna on võimalik teha, noh, põlevkivi otsus, noh, see ei ole nagu selles mõttes Eesti otsus, et noh, põlevkivi sisaldab seda heidet, on ju, ja heide maksab väga palju ja see noh, lihtsalt ei pääse turule, nii et see otsus nagu noh, ei ole nagu minu arvates nagu väga reaalne. No sellepärast ma tulengi teistpidi, et need otsused ju mingis osas on tegelikult ju tehtud läbi kliimaeesmärkide, et tegelikult nagu otsused on tehtud sama, millega sa saadet alustasid. Et kui eesmärk on 2030 olla 100%, noh, siis mingis mõttes ei ole ühtegi parema, ma küsin siis teistpidi, kas on mõni parem lahendus läbi mille olla 2030 100% nagu taastuvenergia peal kui salvesti. Kui ma teaks, et oleks parem lahendus, ma töötaks juba seal. Väga hea. See on, siis jälgige, kus ma olen kui näete inimest, kui tuleb uudis, et lahkus, siis tasub hakata vaatama, et kuhu lahkus. Aga üldjoontes nagu lihtsamalt küsida, ma vaatan sind praegu, ma tunnen vähemalt, et sa oled ikkagi täis positiivset ja meelestatust. Sa ei ole lootust kaotanud. Ma ei ole lootust kaotanud, jah. Ja see hetk, kui see, nii nagu sa ise hakkasid seda reklaamilauset tegema, et tuleb see stabiilne hind mõistlik tarbijale ja tuleb hinnavõit, mis hetkel me võiksime seda näha, et tõuseb see päike, mis kõik salvestatakse? No me praegu sihime enda valmimisega täpselt sellesse samasse horisonti, kus siis me tahame seda eesmärki täita. Ehk siis, kui me praegu alustaksime ehitusega, nii nagu meie plaan on, siis kui taastuvenergia eesmärk täitub ka salvestuse vajadus. Nii et 2030 on see eesmärk. Väga hea, kõik tõmbavad kalendris selle ringi ümber. Ja. Ehk et lõppkokkuvõttes me siin praegu jõuame ikkagi lõpus jällegi selle juurde, et ringiga selle poliitilise selle otsuse vajaduse juurde. No paratamatult ta nii on, et energia ja poliitika on lihtsalt nii tugevalt seotud, et noh, ma ei saa ehitada Eestisse mingisugust elektrijaama, veel vähem kaevata mingit sügavat auku ja siis vaadata, et noh, Eestis tehakse mingisugune niisugune otsus, mis minu äri kahjustab, on ta siis, ma ei tea, läbi võrgutasu või mis iganes muud moodi mingi poliitiline risk realiseerub. Ja siis ma võtan selle augu ja viin kuhugi Andorrasse, noh, lihtsalt seda ei juhtu ja sellepärast noh, ja võib-olla veel, kui tuua see aspekt juurde, et energeetika investeeringud reeglina tehakse ikkagi aastakümneteks.
ja investorite jaoks, mis asi on oluline, on see, et mida suurem on risk, seda suurem on ootus seda raha teenida ja mida suurem on ta ootus seda raha teenida, seda kallimaks see lõpuks tarbijale läheb, nii et võiks olla mõistlik need riskid võimalikult minimeerida ja siis saab ka võimalikult soodsad lahendust. Kas kuskil meie regioonis läheduses sellist lahendust on see juba püsti pandud? Ja nagu ma ütlesin, traditsioonilisi kõige lähem on siit Leedus. Ignalina kõrvale ehitati Kroonise siukene pumphüdrojaam, mis on isegi kusjuures 2 korda võimsam kui meie plaanitav siis energiasalv. Neid on kõige vanem selline ehitati Šveitsi mingisugune üle 100 aasta tagasi, siiamaani veel töötab. Plaanitakse neid veel, Eesti Energia plaanib, ma tean Soome plaanitakse, aga need ei ole nagu ütleme, ei traditsioonilised ega päris siuksed nagu meie, vaid mida nemad tahavad ära kasutada on siis vanasid kaevandusi, kuhu siis vana kaevandus on maa-alune paak nii-öelda ja siis pumpavad maa peale kuhugi järve või siis Tuhamäe tippu, et kes kuhu. Sa vastasid sujuvalt ära ka minu järgmise küsimuse, mis ma tahtsin küsida, et millisest elueast me räägime sellise jaama puhul? Jah, sujuvalt vastasin ära, aga ma igaks just kordan, et see tõesti on pika elueaga asi, et vanemad sellised on mingi 1907 vist ehitati, kui ma eksin, et juba peaaegu, et 120 aastat juba olnud. Jah, loomulikult seal tuleb mingeid asju vahetada, et generaatori harjasi või midagi seal tuunida, aga laias laastus see infrastruktuur, et maa-alune paak ja nii kaua kuni meri on, see kõik kestab ja eluiga on pikk ja tore. Aga see hirm ja lootus, et aku innovatsioon liigub nii kiiresti, et tulevad varsti odavad, kerged, hästi palju salvestavad akud, mis muudavad selle kuidagi... Ei, see ei ole üldse hirm, kui tuleb parem lahendus, siis sa oled seal. Siis tuleb seda teha, ega ei ole mõtet auruvedurit peale pressida sinna, kus on juba kiirrongid olemas ja sõidavad elektril. Aga mis minu jaoks nagu võib-olla see filosoofiliselt on nagu ebaloogiline on see, et kui me räägime akudest, siis see vajab ju mingi hulk kriitilisi metalle ja nad elavad on ju 10 aastades, meil on jälle uue ringiga neid vaja. See tegelikult ei ole taastuv. No tegelikult neid saab ka ringmajandus kasutada ja nii edasi, aga nagu minu jaoks on see, et akud on väga head asjad, neid saab kaasas kanda. Paneme need elektriautode peale ja võrgu küljes hoiame need asjad, mis võib-olla nõuavad vähem kriitilisi mingisuguseid materjale ja kestavad kauem. Igal asjal on oma funktsioon. Loomulikult, kui keegi leiab mingisuguse taastuvatest allikatest puhta salvestusviisi, mis elab kaua ja on ilgelt soodne, siis miks ehitada mingit muud lahendust. Aga täna minu teada sellist ei ole, nii et ma pigem ootan huviga, mitte see ei ole mu hirm. Ma mõtlen, et mul oli välja mõeldud minu meelest, et selle vestluse saab väga hästi kokku võtta niimoodi, et saab öelda, et ma loodan, et te nüüd selle vestluse salvestate oma pähe ja võtate siit kaasa selle, mis minu meelest on kõige olulisem, et te saite aru, mis meetodiga on tegemist, mis positiivset küljet ta võib tuua. Ja oht on see, et kui see periood või protsess läheb liiga pikaks, siis see lihtsalt kõrge hinnaga ootus on liiga pikk ja siis tuleb leida mingeid muid lühiajalisi alternatiive, kuhu tehakse kallid investeeringud ja siis keegi ütleb, et selle parema asja jaoks meil tegelikult enam ei ole raha, sest me ostsime terve hunniku 10 aasta kestvusega akusid. Sa oled väga usin ja väga terane. Ehk et leidke üles inimene, kes teid siis poliitiliselt esindab ja tehke talle selle osa peale test. Ja võib-olla... Ja jälgige Maariot tööturul. Kui ta kuskil peaks liikuma hakkama, siis tasub hakata ise ka nii-öelda. Kui tema laevalt maha liigub, siis järelikult on midagi paremat leiatud. Tulge järgi. Aitäh. Aitäh.